Näost kinni võtta. See on väheke ohtlik. Rebane võib ju hammustada. Aga Heiki Valner ei pea kartma, sest rebaserein ei ole marutaudis ja kohe lastakse loom metsa poole jooksma. Teil oleks nagu mingi armastus kahe vahel? Absoluutselt, ja ongi niimoodi, et armastus ongi niimoodi, et kohe nähvad. Minu isa oli kuldimuna lõikaja ja lõikaja ja lõikaja ja mina olin jahu peale viskaja ja viskaja juhhei. Rebase Reinu nime panid talle Vaida töölised, kes loomakese eest mitu kuud hoolt kandsid. Rein leiti, kui ta vigase, haige ja näljasena 2 kuud tagasi Vaida vihategijate laohoonesse toitu otsima tuli. Rebane tõbras on kaval, ta mängibki surnud, kui ta hätta jääb või jätab eriti haleda mulje, et õhtul, kui me ta lahti lasime pärast arsti juures käiku, siis ta oli väga elus ja tahtis puuri ära süüa, et välja pääseda, et aga üldjoontes ta oli muidugi kehva, et kasukas oli ta oli ka sellepärast väga must ja et ta oli seal kottide vahel ja see ruum ei ole väga puhas, aga iseenesest parasiidid elavad kasukas ja neid me ravimegi praegu. Et ma loodan, et umbes 2 kuu pärast on kasukas vahetanud ja siis ta on kenasti punane jälle. Rebasele anti arstiabi ja ta pandi elama sooja ja hubasesse õlgedega sisustatud puuri. Hea meel, kui loom sai terveks. Muidu oli niuke mõte, et lööks sa maa, kui esimest korda nägime teda. Nii hull oli. Ta oli täitsa omadega läbi. Aga nüüd ta on terveks saanud. Vanas laudahoones leiab hulgaliselt kilakola, aga just nende töökate naiste käte alt jõuavad meie poodidesse kenasti kilepakendisse pakitud eukalüpti saunavihad. Nende vihtade keskel kosus Rein päris kenasti. Ta algul oli selline agressiivsem ja rahutu, aga jõi oma janu ära, siis keeras kausi kummuli. Aga päeva peale siis, kui tahtis uuesti juua, siis hakkas kolistama ja küsis. Aga meesalt mööda minna ei tohtinud. Ta päris kõvasti jaukunud, aga andis märku, et te olete võõrad. Ja pärast siis juba tasapisi arus ära, pärast leppis siis magas juba, kui mööda läksime. Siis enam ei teid niimoodi. Kui meil siin söögi jooksu mingid kondi, nükst kanakonti ja kõik võtab ilusti vastu. Ja ta on nii kaval ka, et ta paned sinna otsa, sinna läbi selle võrgu. Siis hakkab otsast sööma ja lõpuks siis tõmbab ära ja kohe teine alla. Peidab ära söögi? Kohe. Ja kardab, et te sööte ära äkki tõesti? No aga metsloom ikka peidab oma toidu. Kurb tunne ka, kui rebase rauli enam ei ole. Praegu veel kohesest aru ei saa, aga eks ikka mingil ajal puudust tundma, harjunud ju teisega siin. Et eks kui enne mets hommiku on ikka kahju tunnes, et ta võtab meid iga hommiku vastu, kui me tööle tuleme. Ma vaatan jah, et suits on näpus. Aga meil on suitsutund. Ma mõtlesin närvid on rebase. Närvid küll, me homme juba närvitseme, kui teda siin ei ole. Eks tast tuleb puudust küll, sellepärast, et Anne tuleb ka esimene asi, hakkab kohe rebasel süüa tegema. Nüüd on rebane, siis leiame kuskilt ühe hundi, siis karu ja siis lõpuks võib põdraga tuua. Siis on täismäng. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Loomakaitse selts üldse päästab rohkem elusid, kui ta neid tapab, et küll ka meie võtame vastu eutanaasia otsuseid, aga see on ikkagi nagu kõige viimases järjekorras, et kui see on ikka tõesti loomale parem, et selle rebase puhul oli ju niimoodi, et ta ise tuli abi otsima, ta ei saanud metsas hakkama, tal oli külm, ta oli nälgas ja oleks nagu päris kohatu ta nüüd nagu maha ka lüüa olnud, et võib küsida nagu, et mis selle asja mõte on, et mis elu mõte üldse on, et kas näiteks narkomaani on mõistlik ravida, et nagu nii ta on homme uuesti tänaval silm grillis ja varastab ja laamendab, eks ju, et väike lootus on, et ta paraneb, eks ju, ikka me anname võimaluse, et me andsime ka võimaluse, et edasi on juba tema rebase enda kätes ühe sõnaga, kuidas ta elu läheb ja meie soovime talle ainult head. Kuidas aga inimeste hoole ja toitmisega harjunud metsloom edaspidi looduses hakkama saab? No nüüd saab küll. Nahaparasiidid on padunud ja uus karv tuleb kenasti peale. Jõuvarud on 3 korda tugeva, suuremad kui ennem, et ütleme, võib-olla halb on see, et ta nüüd on natukene inimesega harjunud, et ta võib julgelt kellega aeda minna ja siis ta
lihtsalt lastakse maha, et oleks tal ainult mõistus nüüd inimesest kaugemal hoida. Pikka elu sulle, hääd tervist ja hoia inimesest eemale. Head teed! Just niimoodi pääsebki vabadusse Rein Rebane. Jookseb, vaatab siis korra tagasi ja sibab jälle edasi. Minu isa oli kuldimuna lõikaja ja lõikaja ja lõikaja ja mina olin jahu peale viskaja ja viskaja juhhei.